Donbassi rindejoonel andis miski just järele, Putin tunneb seda. isegi kui ta seda ei tunnista. Iga tähtaeg, mille Putin seab Donbassi langemiseks, tuleb ja läheb. Sama juhtub ka viimase tähtajaga, mille kohaselt peaks Donbass olema Venemaa käes 2026 aasta lõpuks. Seda ei juhtu. Putin teab seda. Nüüd ta lihtsalt viivitab vältimatuga, peites end reaalsuse eest. Mida Venemaa juht ei taha tunnistada ja mida ta kindlasti ei taha, et ülejäänud maailm näeks, on see, et Donbassi pealetung on juba kokku varisenud. 2 pataljoni hävitatakse päevas. Venemaa armee ei ole taastumas. See on varemetes. Viimase piirini jõudnuna saab see sõjavägi nüüd ainult rünnakuid korraldada, kuni kõik muutub liiga raskeks ja vältimatu juhtub. Venemaa kukub läbi. See ei pidanud nii olema. Kui Venemaa astus 2026. aastasse, arvas Putin, et tal on kõik trumbid käes. Tol ajal keskendusid rahuläbirääkimised endiselt Venemaa nõudmisele, et Ukraina loovutaks Donbassi. Venemaa jätkas ka kampaaniat Ukraina energiataristu vastu. See tekitas juba tohutut kahju. Ja jaanuari lõpuks oli hävitatud 8,5 gigavatti Ukraina elektritootmisvõimsust, mis moodustas peaaegu poole kogu riigi võimsusest. Putini arvates oli lava piisavalt ettevalmistatud. 2026 aasta oleks see aasta, mil Donbass lõpuks langeks. Venemaa kavandas suurejoonelist kevad- ja suvepealetungi, et see kindlasti juhtuks. Selle sihtmärkideks olid 4 linna, mis moodustavad Donetski kindlusvöö: Konstantinivka, Družkivka, Kramatorsk ja Slovjansk. Ükshaaval langeksid need linnad. Ukraina sõdurid oleksid omaenda kurnatuse ohvrid, millele lisandub halvatud tagala, mis takistas varustamist ja roteerimist. Kõigepealt langeks Konstantinivka, siis ülejäänud. Kerime kiiresti edasi 2026. aasta juuli lõppu ja tegelikkus on hoopis teistsugune, kui Putin ette kujutas. Need 4 kindluslinna seisavad endiselt. Tõsi, Venemaa väidab, et ta on Konstantinivka hõivanud. Putin ise tegi selle avalduse, kuid Ukraina kindralid lükkasid selle kohe ümber. Tegelikkuses suutis Venemaa vaid mõned sõdurid linna infiltreerida, luues hallid tsoonid, kus kellelgi pole täielikku kontrolli. See ei ole okupatsioon, see on läbikukkumine, mida esitletakse eduna. Nagu Sõjauuringute Instituudi ehk ISW Vene meeskonna juht Katariina Stepanenko ütleb, need on infiltreerumised, need ei ole edasiliikumised. Need on võib-olla 1 või 2 mehe suurused grupid, Vene sõdurid, kes võtavad linnas sisse mõningaid positsioone. See ei ole püsiv positsioon. Neil on endiselt vaja üsna palju aega ja ressursse, et seda tegelikult püsivateks positsioonideks muuta. Suur Donbassi okupeerimine, mida Putin väitis olevat 2026 aastal vältimatu, ei ole toimunud. Selle asemel on Venemaa lõksus. Nende väed rabelevad, et teha haledaid edusamme, kaotades selle käigus tuhandeid ja tuhandeid sõdureid. Terved pataljonid ja enamgi veel neelatakse iga päev. Ja linnad, mis pole veel langenud, kujutavad kõik endast sama väljakutset. Laastavad linnalahingud, droonidest kubisevad kaitsed, nõudlus Vene elavjõu järele on nii tohutu, et Venemaa kurnatud armee ei pruugi ellu jääda võitluses, kuhu Putin selle sundinud on. See on Putini Donbassi katastroof. Venemaa rindejoon variseb kokku ja seda näeme ka kaotustest. Putin oleks pidanud seda kõike ette nägema. Ta ei näinud. Ja see ei tulenenud ainult ülbusest, nagu varsti teada saad. Aga ta oleks pidanud. Venemaa õnnetu kampaania Pokrovski vallutamiseks ütles Putinile kõik, mida ta pidi teadma selle kohta, miks tema kindlusvööplaanid läbi kukuvad. Venemaa kontrollib nüüd suuremat osa Pokrovskist, kuigi lahingud piirkonnas käivad endiselt edasi. Venemaal kulus aastaid selle linna vallutamiseks, mis on küll oluline, kuid palju väiksem kui 4 kindlusvöö asulat, mis nüüd Venemaa teel ees seisavad. Täpsete kaotuste arvude leidmine on keeruline, kuid sõjaväeanalüütik ja endine USA mereväe eriüksuslane Chuck Ferrar hindab, et Venemaa kaotas selle linna pärast umbes 250 000 sõdurit. See oli Putinile suur vihje. Ta ei pööranud sellele tähelepanu. Nüüd on Venemaa Donetski probleem selge. 4 kindlusvöö linna, mis asuvad Venemaa vägede ees, on suuremad, ohtlikumad ja isegi paremini kindlustatud, kui Pokrovsk kunagi oli. Sama kehtib ka maa kohta Pokrovski ja kindlusvöö vahel. Venemaa ebaõnnestumine Pokrovski kiirel vallutamisel andis Ukrainale aega linna taha kindlustusi rajada, mida Venemaa väed peavad endiselt läbima, et üldse jõuda kindlusvöö esiliinile. Ferrar hindab iga 4 kindlusvöö linna puhul 200 000 ohvrit. See on väga konservatiivne hinnang. On palju tõenäolisem, et Putin kulutab veel 1 miljon Venemaa sõdurit enne, kui ta suudab Donetski ja seeläbi kogu Donbassi enda kätte saada. Venemaa ei saa neid kaotusi vältida, sest ta ei suuda kindlusvööd rünnata igast küljest. Iga linna tuleb vallutada eraldi.
Esimene neist on Konstantinivka. See, mida nägime Pokrovski taga, toimub ka teistes 3 linnas. Kuni Konstantinivka peab vastu, makstes Venemaale kümnete tuhandete sõdurite elu, valmistab Ukraina ette järgmist linna ja siis veel järgmist. Donbassis on loodud tohutu lihaveski ja Putin söödab sinna lihtsalt sõdureid, nagu oleksid nad tapale viidavad loomad. Praegu kaotab Venemaa oma Donetski pealetungi käigus 2 pataljoni päevas, vähemalt. Ühendkuningriigi riiklik armeemuuseum ütleb, et pataljonis on tavaliselt 500 kuni 1000 sõdurit. Piisab vaid pilgust igale Venemaa igapäevasele kaotuste arvule, et näha Putini suurt Donbassi probleemi praegu. Vaatame. 24 tundi enne. 30 juulit. Venemaa kaotas 1 päevaga 1360 sõdurit, mis tähendab sõltuvalt arvudest 1,5 kuni peaaegu 3 pataljoni jagu. Laiendame Haret. Juunikuu oli Venemaa jaoks kohutav kuu. 2026 aasta rekordiline kaotuste poolest, kuna Ukraina põhjustas Venemaale kuu jooksul 39 490 kaotust. Kui jagada see arv 30-ga, saame keskmiselt 1316 kaotust päevas. Kaotada umbes 2 pataljoni päevas Donbassis ei ole Venemaa jaoks erandlik. See on tavaline. See on tavapärane tegevusviis Donbassi kampaanias, mis komistab ühest katastroofist teise. Kevadin pealetung Donetskis kukkus läbi. Selleks ajaks, kui hooaeg, mis pidi tooma vähemalt osa kindlusvööndist lõppes, olnud Venemaa väed peaaegu üldse edasi liikunud. Ja nad olid aktiivselt taganemas. Mujal Ukrainas, näiteks Dnipros, Petrovskis ja Zaporižjas, kus Ukraina vasturünnakud vabastasid 100 ruutkilomeetreid territooriumi. Nagu Ivan Timochko, kes on Ukraina maavägede reservistide nõukogu juht, ütleb, nad ütlesid, et Putin panustab kõik, et Donetski piirkond tuleb loovutada, sest venelased murravad kaitsest läbi ja on peaaegu Kiievi juures. Ja mis meil nüüd on? Ebaõnnestunud kevadkampaania. Me oleme praegu suvekampaanias umbes 2 kuud sees ja me teame, et augusti lõpus anname sama sõnumi edasi. Nagu tema kevadkampaania, kukub ka Putini suvekampaania Donbassis läbi. Lõppude lõpuks pole need ühised kampaaniad koos 2026. aasta esimese 2 kuuga Venemaale seni eriti midagi toonud. IS Tublevo tõi selle välja oma 22. juuli hinnangus Venemaa pealetungi kampaania kohta. Selleks ajaks oli IS Tublevo hinnanud, et Vene väed olid aastal 2026 hõivanud Ukrainas vaid 81,1 ruutkilomeetrit territooriumi. Me ei eksi siin. 81,1 ruutkilomeetrit. Ukraina vastu pealetung, millega vabastati 626,85 ruutkilomeetrit, on selle arvu oluliselt vähendanud. Aga isegi kui see võrrandist välja jätta, oleks Venemaa saanud pealetungiga, mis pidi Donbassi vallutama, juurde vaid umbes 700 ruutkilomeetrit. See on hale ja see näitab meile päevselgelt, et Putini sõjavägi on omadega läbi. Mis puudutab selle põhjuseid, siis võime vaadata tagasi varasematele Vene kampaaniatele Donetskis ja võrrelda neid sellega, mida täna näeme. Venemaal oli sõja esimestel aastatel selles piirkonnas palju edu. Putini vägede jaoks oli tipphetk Bahmuti vallutamine. Tõsi, see lahing oli verine ja maksis Putinile tuhandeid sõdureid, kuid Venemaa suutis lahingusse tuua kogu oma mehhaniseeritud üksuste jõu ning Ukraina polnud veel välja arendanud tänapäeval nähtavat droonipõhist tapatsooni strateegiat. Nüüd, kui Venemaa üritab tungida linnadesse, mis on Bahmutis palju suuremad, asjad on väga erinevad. FPV droonid ei tapa mitte ainult tuhandeid sõdureid, sageli juba enne rindele jõudmist. Ukraina kampaania Venemaas logistika vastu lähitagalas, mida toetab uue põlvkonna keskmaa ründedroonide kasutamine, on tõsiselt kahjustanud Venemaa pealetungi Donetskile. Kui Putini väed ründasid Bahmutit ja isegi suurem osa kampaaniast Pokrovski vastu, ei pidanud sõdurid kütusekriisiga silmitsi seisma. Neil oli soomustehnika ja nad said seda kasutada, koos sõidukitega, mis suutsid üle rindejoone vägesid ja varustust transportida. Nüüd peab Venemaa toime tulema sellega, et tema 10 suurimat rafineerimistehast on kõik kahjustatud. Kusjuures Ferrar väidab, et nende rafineerimistehaste kütusetoodang kokku on vähenenud 65% võrra. Selline asi avaldab lahinguväljalt tohutut mõju. Sõdurid, kes varem rünnakule sõitsid, peavad nüüd jalgsi liikuma, muutes nad droonidele lihtsateks sihtmärkideks. Venemaa ei saa enam korraldada laiaulatuslikke mehhaniseeritud rünnakuid, mistõttu peab ta toetuma infiltraatoritele, kes loovad hallid tsoonid, mis omakorda muudab edasiliikumise palju aeglasemaks kui varem. Ja kui iga päev langeb 2 pataljoni, mis kõike seda veelgi süvendab, siis jõuamegi selleni, mida praegu näeme Donetskis ja laiemas Donbassi piirkonnas. Venemaa pealetungi täielik kokkuvarisemine. Siin näeme, et Vene armee on Donbassis viimsel piiril. Aga kõige hullem Venemaa jaoks on see, et Putin ei tea isegi, mis toimub. Võib tunduda kummaline, et Venemaa juht esitab pööraseid väiteid, näiteks et Konstantinivka on vallutatud, kuigi neid väiteid saab hetkega ümber lükata. Aga on põhjus, miks Putin neid väiteid esitab, ja see ei seisne ainult vale jõu näitamises. Sa saad varsti teada, mis see põhjus on, aga kõigepealt tuletan meelde, et sa vaatad sõjasaadet.
see on just selline ülevaade, mida sa tahad näha. Veendu, et oled kanali tellinud, et sa ei jääks ilma ühestki meie igapäevasest videost. Nii et Putin peab Donbassi pärast paanikas olema, eks? Ta näeb, et ükski tema tähtaegadest ei täitu, nii et see peab tähendama, et midagi läheb valesti. Ja võib-olla on Putin piisavalt teadlik, et mõista, et need asjad ei ole praegu Venemaa jaoks head. Siiski on väga suur tõenäosus, et tal pole tegelikult aimugi, kui halvasti tema Donbassi pealetung on läbi kukkunud. Miks? Kui Putin nõuab edusamme, teevad tema kindralid koostööd, et tegelikkust oma juhilt varjata. Lõppude lõpuks on just nende kaelad mängus, kui nad peavad olema need, kes lähevad Putini juurde ja ütlevad, noh, härra, tegelikult pole Konstantinivka langenud. Me pole isegi selle vallutamisele lähedal. Ja me pole kindlusvööndile peaaegu mingit mõju avaldanud. Öeldakse, et ära tapa sõnumitoojat, aga midagi ei öelda selle kohta, et sõnumitoojal ei võiks juhtuda õnnetust avatud akna kaudu. Selleks, et võimalikult palju võimu enda kätte koondada, on Putin ümbritsenud end lipitsejate ja valetajatega. Tema tippkindralid ei pea sõja võitmist oma tööks. Nende eesmärk on Putinile meele järel olla. Ja Putini õnnelikuks tegemine, kui ta küsib Donetski kohta, tähendab talle valetada. Me ei ole ainsad, kes seda ütlevad. Juunis rääkis ajaleht Financial Times 2 endise kõrge Kremliga seotud ametnikuga. Mõlemad kinnitasid, et Putin on üha enam eksiteel nii Venemaa edusammude osas Ukrainas kui ka Venemaa tehnoloogiliste saavutuste suhtes, sest tema ülemused valetavad talle. Valeri Gerassimov, kes on Vene armee kindralstaabi ülem, on illusiooni arhitekt, mis ümbritseb Putinit. Venemaa juht usaldab seda meest nii palju, et palub Gerassimovilt 3 ülevaadet päevas. Nagu üks endistest Kremli ametnikest märkis, Putin on tugevalt sõjaväe mõju all, kes oskavad teda hästi ninapidi vedada. Ta saab sellest aru, kuid usub neid tõesti ja laseb neil seda teha. Just see eksiarvamus viib selleni, et Putin teeb nii pööraseid väiteid nagu need, mis puudutavad Konstantinivkat, või tema avaldus, et Vene sõdurid ei pea Starlinki kaotamise pärast muretsema, sest Venemaal on olemas samaväärne süsteem, mis on mõnes mõttes võib-olla isegi parem. See samaväärne süsteem näib olevat Rasveti satelliit-interneti projekt. Selle projekti esimesed 16 satelliiti lasti orbiidile 2026 aasta märtsis ja see pole isegi veel töökorras. Starlinkil on üle 10 200 satelliidi. Kuidas saab Rasvet üldse Starlinkiga võrrelda? See on ainult Putini maailmas. Tõenäoliselt sellepärast, et tema käsilased on talle rääkinud, et Rasvet saab olema sama hea kui Starlink. Ja see ongi Putini suur probleem. Kuigist oma suurtest avaldustest hoolimata, Donbassi kohta pole tal aimugi, mis tegelikult Venemaaga rindel toimub. Sellepärast hindab Putin pidevalt Venemaa potentsiaali ja selle võimalusi Ukrainas võita üle. Kuigi ta väidab, et jälgib infot mitmest allikast, sealhulgas Venemaa sõjablogijate kogukonnast, Putin kuulab tegelikult ainult neid, kes on talle kõige lähemal. Võib-olla mitte inimesed, keda ta usaldab, vaid need, keda ta saab kontrollida ja kes ütlevad talle seda, mida ta kuulda tahab, nagu Gerassimov. Ja mida sügavamale ta oma illusioonidesse sukeldub, seda rohkem laguneb Vene armee. Mitte ainult rindel. Putini sõjamasin laguneb seestpoolt. Ukraina droonioperaatorite kaugrünnakulaine tõttu. Me puudutasime Venemaa naftarafineerimistehaseid ja kütuseprobleeme, mida tuntakse Donetski rindel. Probleem ulatub sellest ühest lahinguväljasektorist palju kaugemale. Kütusepuudus on kogu rindel ja ka Venemaal endal, sest Ukraina on kahjustanud Venemaa energiataristut. Naftarafineerimistehaseid rünnatakse alates piirialadest kuni sügavale Venemaale, näiteks Omskini Siberis. Ukraina droonid pidid selle konkreetse rünnaku jaoks läbima üle 2500 kilomeetri. See näitab meile, et Ukraina on nüüd jõudnud punkti, kus ta suudab tabada peaaegu iga strateegiliselt olulist sihtmärki Venemaal, mille ta välja valib. Ukraina ründab regulaarselt ka naftaladusid, takistades kütusetransporti. Samuti on Ukraina isoleerinud Krimmi, rünnates kütuseautosid okupeeritud aladel ning varilaevastikulaevu Azovi ja Mustal merel. 9. juulil teatas Pravda, et Ukraina on rivist välja löönud kuni 40% Venemaa kogu rafineerimisvõimsusest, arvestades nii Ferrari mainitud 10 suurima kui ka teiste rafineerimistehastega. Ukraina on hakanud ründama ka Venemaa enda logistilisi võrgustikke, nagu oleme näinud rünnakutest Wildberrisi vastu. UNN andmetel on 30. juuli seisuga üle 15% selle ettevõtte ladudest hävitatud. See on Ukraina viis tuua valu Vene rahvale ja maksta kätte ettevõttele, mis müüb sõjaväevarustust ja droone Putini sõduritele. Viha on Venemaal kõikjal. Inimesed kaklevad tänavatel, sest nad ei saa kütust osta, nii et võite vaid ette kujutada, milline pinge valitseb rindel. Ja fotod Ukraina logistika halvamise kampaaniast, mille käigus on Venemaa kolonnide pihta sadanud keskmaa ründedroonid, näitavad meile, miks Venemaa väed rindel on nüüd nii halvasti varustatud. On raske minna lahingusse kütuse, toidu ja varustusega, kui kõik need hävitatakse kilomeetrite kaugusel sihtkohast. Kõik need probleemid kuhjuvad Venemaa jaoks korraga. Ükskõik milline initsiatiiv, mida Vladimir Putin arvas endal Donbassis olevat, 2026 aasta alguses on haihtunud. Kulud kasvavad hüppeliselt nii miljardite dollarite kui ka Donetskis valatava vere arvelt. Venemaa kaotused on nüüd nii suured, et umbes
27 000 vabatahtlikku, keda iga kuu värvatakse, ei suuda neid katta. Ukraina on samuti muutunud tõhusamaks. Ukraina toodab droone miljonite kaupa, kuna iga kuu valmistatakse 500 000 FPV löögidrooni. Nende droonide massiline levik on suur põhjus, miks Venemaa kannab nüüd 8 kaotust iga ühe ukrainlase vigastuse või surma kohta, teatab strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus. Üks asi on üle kõige selge. Putin peab midagi muutma, aga ta ei tee seda. Isegi selles moonutatud reaalsuses, mille ta enda ümber on loonud, teab Venemaa juht, et Donbassis on midagi valesti. Ainus, millele ta nüüd loota saab, on see, et lääs lõpetab Ukraina toetamise või et Ukraina muudab põhimõtteliselt oma tegevust, millega ta neutraliseerib nii palju Vene pealetunge. Kumbki neist ei tundu tõenäoline. Ja selle asemel, et koos oma komandöridega muutusi ellu viia, keeldub Putin midagi ette võtmast, et muuta seda korrumpeerunud süsteemi, mille ta on üles ehitanud, sest see süsteem on teda alati varem teeninud. Siiski ei saa Venemaa sõjalist läbikukkumist eirata. Kuigi tundub, et Putin teab vähe, teab ta vähemalt nii palju, et mõista. Kampaania, mille ta väitis kestvat vaid päevi, aga mis on nüüdseks kestnud peaaegu pool kümnendit, seab ta ohtu. Paranoia on asendanud poliitika. Venemaa juht veedab nüüd enamiku oma ajast punkrites varjudes, eemal kõigist, kes võiksid soovida ta Donetskis ja mujal Venemaa läbikukkumiste pärast kukutada. Putini isiklikku turvalisust on 2026 aastal tõhustatud, kuna Putin annab üha rohkem võimu Venemaa FSB-le. Need, kes töötavad koos Putiniga, nagu tema kokad ja ihukaitsjad, ei tohi enam kasutada ühistransporti ning võivad kasutada ainult telefone, millel puudub internetiühendus. Kõik, kes Putinit külastavad, peavad nüüd läbima 2 turvakontrolli, et veenduda, et nad ei kujuta ohtu, teatab CNN. Kõik, mida Putin siin teeb, on see, et ta isoleerib end katastroofist, mille ta ise on põhjustanud. Mitte miski sellest ei muuda olukorda Donbassis. Kui üldse, siis olukord seal ainult halveneb. Keegi, kellel võiks olla julgust Putinit tõega silmitsi seista, ei pääse läbi nende turvakihtide. Nad peatatakse kohe, kui Putini käsilased saavad aru, et nad kavatsevad öelda midagi, mis võiks häirida meest, kes on nii kontrolli all hoidmise kinnisideega, et keeldub reaalsust nägemast. Mis puudutab Donetskit, siis see piirkond ei lange Putini mõju alla. Ei. 2026 aasta lõpuks ega ka 2027. Või 2028 aasta lõpuks. Praeguse Venemaa edenemistempo juures kulub Putini vägedel umbes 14 aastat, et lõpuks Donetsk vallutada, teatab Al Jazeera. Ja kui see ei ole märk täielikust kokkuvarisemisest pealetungil, mis pidi algselt tooma Donbassi Putini kätte augusti lõpuks, siis me ei tea, mis veel oleks. Venemaal veab, kui aasta lõpuks Konstantinivkas mingitki tõelist edu saavutatakse, rääkimata Donbassi vallutamisest. Lõppude lõpuks ei läinud see vallutamise väide Putinil just kuigi hästi. Kohe pärast seda tõestas Ukraina Skalja-rügement, kui väga ta eksis. Need vähesed venelased, kes suutsid linna sisse murda, sattusid Skalja seatud lõksu. Ja saate teada, kuidas see juhtus, vaadates meie videot. Ja kui see video teile meeldis, siis meil on sõjasaates teie jaoks veel palju muudki varuks. Tellige juba täna ja vajutage teavituskella, et olla esimeste seas, kes meie uusi videoid näevad. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!